mõni kuulab, kusjuures see on see murekoht mul. Mõni töökaaslane kuulab saadet. Et see võib igasuguseid probleeme tekitada, kui ma siin räägin mingeid rumalusi või asju. No ma näiteks pole muud teinudki ja mul pole ühtegi probleemi tekkinud üheski töökohas, nii et... Aga võib-olla su töökaaslased siis reaalselt ei olegi kunagi kuulanud seda saadet. See on see kõige tõenäolisem põhjendus muidugi. Sinu töökaaslased on muidugi meedias konstantselt praegu viimasel ajal, nii et nendel on nagu omad probleemid. Ja. Me pole jälle ammu salvestanud, aga sellest kõigest hoolimata mult on hästi palju küsitud viimasel ajal, millal siis uus saade tuleb. Ma ei tea, kas selle sünnipäeva laivi pidamine kuidagi ergutas taaskord meie kuulajaskonda ja tuli meelde, et me oleme jälle olemas või siis see fakt, et me nüüd jälle salvestame kuidagi üheskoos on meie saate kvaliteeti parandanud. Või on see kõik lihtsalt puhas kokkusattumus ja tegelikult ei ergutunud meie kuulajaskond, nad on täpselt niisama väsinud, nagu nad on ammu olnud juba ja meie kvaliteet endiselt on langemas, mitte kasvamas. Ikka tõuseb, kogu aeg tõuseb. Ma tunnen iga kord, kui ma käin ja külastan sind ja me teeme uue osa, ma tunnen, kuidas kvaliteet tõuseb, nii et see on, ma muidu ei tuleks. Okei. Et muidu oleksid sina ka juba väsinud. Ma oleks käega löönud, aga lihtsalt kuna see kvaliteet tõuseb kogu aeg lihtsalt ja et siis mul on tekkinud siuke hasart juba, et kui kõrgele see saab tõusta, sest et kuskil peab olema lagi, aga seni see pole nagu kätte jõudnud, ma ei tea. Öeldakse, et sky is the limit, aga mul on siuke tunne, et me oleme varsti juba stratosfäärist läbi läinud ja tulevad seal mingid uus mõõtkava tuleb võtta kasutusele. Ja võib-olla me saame defineerida seda kui kuidagi nagu siuke poposfäär või? Poposfäär, see kõlab väga hästi. Ma ei oska midagi head siin, nagu ma hakkasin mõtlema, et kas seda saab kuidagi popkulturistide sõnaga ühendada. Saab. Aga ma ei tea. Poposfäär kõlab nagu troposfäär. Seda ma ei tea, mida see tähendab, aga... See on üks osa nendest õhukihtidest, mis meie kohal on toposfäär, atmosfäär. Neid on veel, aga mul ei tule ükski meelde enam. Ja ma isegi mäleta, mis järjekorras nad on. Ja ma tean ainult stratosfääri ja nüüd ma tean stratosfäär on ka, jaa. Ja nüüd ma tean ka poposfääri. See on see, kuhu meie püüdleme või juba jõudnud oleme või mida meie kvaliteet tegelikult võib-olla isegi defineerib. Ma arvan, me tekitame seda poposfääri kihti maakera ümber. Iga lausega, mis meie suust välja tuleb, läheb see kiht tihedamaks. Nii et varsti on seda võimalik ka kuidagi teaduslikult uurida ja kirjeldada. Kas meie tekitamegi globaalset kliimamuutust või? Ma usun küll, jah. See, kui kuumad me oleme, kütabki praegu meid. Jah, täpselt. We're so lit. So lit ja põhimõtteliselt maailma päästmiseks piisaks vaid sellest, et see saade kinni panna, aga kuna keegi pole jälile jõudnud, et siia see koer maetud ongi, siis kahjuks läheb asi ainult hullemaks, nii et you heard it here first. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet? Poposfäär, kogu tõde kliima soojenemisest. Nüüd see sõna ei meeldi mulle enam. See sõna on kuidagi läinud kuidagi koledaks popo. Popo, see on muidugi, see on nagu ka nagu põllarid, vaata. Ja mulle ei meeldi see sõna enam. Ma ei käinud eile veel Iki ja Luki kontserdil. No ma ei teadnud, et sa plaanisid sinna minna isegi. Ma olen natukene pettunud endas, ma olin lihtsalt nii väsinud, et ma ei jaksanud minna ja eile esinesid Tallinnas siis Propeller ja veel Iki ja Luki ja veel muuhulgas ka teised on kus kohas? Vabal laval olid ja ma lihtsalt olin nii väsinud, et ma ei jaksanud minna, nii et ma ei läinud. Ja täna õhtul esineb Sibyl Vane ja mul on siuke tunne, et ma ka ei jaksa minna. Mulle meeldib see rubriik kontserdid, kuhu me ei läinud. Jah, see on palju väärtust lisav rubriik, kui see on nagu kultuurimaastikule. See on umbes sama... Kus kontserditel sina viimasel ajal ei ole käinud? Paljudel. Toro i Moi oli Brightonis, kuhu ma tahtsin minna, aga kuna ma kolisin ära sealt, siis ma ei saanud sinna minna.
ja see on päris hea põhjus, kusjuures miks mitte minna. Väga hea, siis Morrissey käis Brightonis, ka sinna ma ei saanud minna samal põhjusel. PJ Harvey käis Brightonis nüüd just oma küll mitte muusikat tegemas, vaid hoopis oma luulekogu esitlemas ja ühe teise kirjamehega juttu rääkimas. Sinna ei saanud minna. Mis veel? See nimekiri on väga pikk ja see rubriik on umbes sama sisukas kui Twitter praegu. Nii et samamoodi sellised head lühikesed uudisnupud, mille sisu on ülikaheldava väärtusega ja mille allika, ma ei tea, korrektsust on võimatu tõestada. Aga meil on kõik, meil on sinised, valged, punased, mustad, kõik linnukesed on meie uudisnupukeste kõrval olemas ilusti, nii et nagu 5-kordselt verified, mis see eestikeelne sõna on? Kindlustatud. Ei. Kindlustatud on teine asi. Kindlustatud, meil on kindlustamata saade. Tagatud kvaliteet. Jah, et 5-kordselt on kvaliteet tagatud ja tõepärasus. Nii, et siis tänaseks siis nii palju sellest teemast. Ma tegelikult tahtsin minna Velik ja Lukid kuulama, sest nad meeldivad mulle ansamblina või vähemasti mul on väga soojad tunded nende vastu minu nooruspõlvest. Kuigi pean tunnistama, et viimastel kuudel või sellel aastal on laulu Tallinn põleb kuulamine võtnud kuidagi teistsuguse tähenduse, võttes kõrvale. Tähendab, mul on nagu keeruline seda laulu kuulata ja mitte mõelda Ukrainas toimuva sõja peale, sellepärast et nagu kuidagi lihtsam on laulda lugu Tallinn põleb, kui sa ei pea päriselt mõtlema selle peale, et su kodulinn põleb. Aga sellegi poolest on Velik ja Luki hästi lahe bänd ja ma olen viimasel ajal olnud kuidagi taaskord sellise pungi laine peal. Ma vaatasin üks õhtu Disney Plussi sellest valikust, mida vaadates on see kõige populaarsem sari vist üldse viimasel ajal või kõige populaarsem meelelahutustegevus ehk siis striimimisteenuse kataloogi brausimine, kus sa lihtsalt võtad ette ja scrollid vahel väga pikka aega. 3 tundi ja siis vaatad, et ongi aeg magama minna. Ongi aeg magama minna, ei leidnudki seda, mida pidin täna vaatama. Et scrollisin seal ringi ja avastasin seal siukse sarja, lihtsalt siuke plakat oli, kuhu peale oli kirjutatud Pistol. Ja ma ei mäleta täpselt, miks see mind intrigeeris, aga ma vajutasin sellele peale, ilmselt see plakat oli kihvtisti tehtud ja avastasin, et on tehtud uus minisari ansamblist Sex Pistols. Ja ma ei olnud mitte midagi kuulnud, et siuke asi üldse oli tegemisel ja kui ma uurima hakkasin, siis tuli välja, et sellega on seotud terve hulk mingisuguseid selliseid nüüd ma ei tea, paanikat või vastuolusid või murekohti ja mis seal ikka siis tol hetkel ma ei teadnud sellest midagi ja panin mängima ja vaatasin ära ja kirjutasin ka sulle, et äkki vaataksid sina ka ja sa vaatasid, ma saan aru. Ja kohe, kui sa mainisid seda, siis mulle meenus, et ma olen kuulnud sellest sarjast või vähemalt ma kuulsin sellest, et seda sarja tehakse või et see varsti välja antakse, kuna selle režissöör on ju Danny Boyle. Jep. Ja kuidagi moodi sealt kaudu see minu tähelepanu välja jõudis. Aga ma palju rohkem ei uurinud tol hetkel, et kõik see mingi muretsemine ja ma ei tea, kihamine, mis selle sarja ümber siis käinud on, nagu sa oled siin just öelnud, et sellest kõigest olen ma nagu, ma ei tea, ilma jäänud. See teema on suuresti selles, et Johnny Rotten või siis John Lydon, mis ta nagu päris nimi on üsna kriitiline olnud selle sarja osas. Sest tema, ta on läinud kuidagi nagu välja
igale poole meediasse ja rääkinud, kuidas teda polnud kuskile kaasatud, temaga polnud räägitud, tal oli saadetud lihtsalt mingi leping, et kuule, kirjuta alla, et lubad kasutada enda imagot või your likeness või ma ei tea täpselt, kuidas see käib. Ja ta palus neilt siis stsenaariumit, mida talle ei saadetud ja ühesõnaga teda ei kaasatud sellesse protsessi, sest kogu see nii-öelda fookus, ütleme, millele siis see sari on tegelikult üles ehitatud, keerleb ümber Sex Pistolsi kitaristi Steve Jonesi. Mis on hullult üllatav ja äge lähenemine minu meelest, sest et loomulikult ma eeldasin, et selline sari saab olema põhimõtteliselt Johnny Rottenist ja siis sellest, mis tema kamraadidest sai või mis iganes, aga see, et see sari algab täiesti nagu nii-öelda nagu kõrvaltegelasega hoopis ja siis ta lähebki edasi niimoodi, et see kuidagi tundus nii värskendav, et mulle väga meeldib see lähenemine. Aga see huvitav asi ongi, et tegelikult ju Steve Jones ei olnud mitte kuidagi Sex Pistolsi kõrvaltegelane. No just jaa, aga ta lihtsalt, et see oli nii oluline figuur selles bändis, et tegelikult loogilisem oligi see sari ümber tema ehitada, ja nagu kui vaadata seda lugu. Jaa, aga no iga bändi puhul on see, et solist on bändi nägu, või peaaegu iga bändi puhul on see nii. Ja paratamatult ma arvan, et Sex Pistolsi puhul inimestele kõigepealt kangastub silme, et Johnny Rotten, siis järgmisena Sid Vicious ilmselt. Ja siis meenub, et seal oli 2 venda veel, aga mis nende nimed täpselt olid, et vähemalt minu puhul see on nii, aga ma julgen arvata, et ma ei ole ainus, kes nii pealiskaudselt seda asja näeb. Ei, ma usun pigem ka ja ka mulle oli väga üllatav, kuidas see sari oli üles ehitatud ja seal oli aspekte, mis mulle selle juures väga meeldisid ja siis samas aspekte, millest ma päris täpselt aru ei saanud, miks ta nii oli, aga ma ei taha selle sarja sisusse liiga palju minna, sellepärast et sina oled vist vaadanud küll nüüd ainult mõned osad, sinul on sari veel vaatamata ja ma usun tegelikult arvestades seda, et see sari ei ole vähemalt minu nagu kuidagi ringkondades erilist kajastust saanud, et siis ma usun, et ka väga paljudel meie kuulajatel on see tähelepanuta jäänud ja võib-olla mõni, keda kogu see teema huvitab, sooviks seda vaadata, aga seal on hästi huvitav lugu, mida ma tõesti soovitan vaadata ka inimestel, keda ei huvita ainult, või kes ei ole spetsiifiliselt pungi või Sex Pistolsi fännid, sest kogu see pungi kultuuriline pool on seal vähemalt mingis mõttes päris hästi kajastatud. Ta ei ole, ma tean hästi paljud Sex Pistolsi fännid on kritiseerinud seda sarja siis Johnny Rotteni seisukohtadest lähtuvalt ja üleüldiselt, et see ei ole võib-olla kõige tõesem ja kõige realistlikum esitlus sellest loost. Aga see on huvitav, minu arust see on nagu selles mõttes, see ei ole nagu tõsiseltvõetav kriitika, kuna see on täiesti ilmselge juba mingitest, ma ei tea, esimestest minutitest peale, et see on siuke vägagi, ma ei tea, poeetiline siuke ümberjutustus või dramatiseering. See on jah, siuke nagu muinasjutu versioon sellest, mis võis tegelikult toimuda aastal 79 mingite Inglise punkarite kogukonna sees, et see on nagu siuke, ta on kohati isegi siuke unenäoline, ma ütleks, nagu selle sarja stiil, ta on nagu unenäoline. Narkoimas toimub. Jah. Et mingisugused stiilivõtted seal on pigem tuttavad muusikavideotest kui, ütleme, harilikest draamasarjadest, nii et ma ei tea, otsida sealt mingit siukest nagu dokumentaalset tõetruudust tundub mulle kummaline. Aga alati eks, kui tahta kritiseerida või kui on kuidagi vastumeelne üleüldiselt, et kuskilt Disney streaming teenusest tuleb mingi väga polished, eks ole, versioon Sex Pistolsi kui sellise, nii-öelda kapitalistliku kultuuri ja üldse võib-olla, nagu siukse, ma ei tea, mainstream maailma kritiseeriva kogukonna nagu lugu, et siis loomulikult selle kogukonna tõetruumad esindajad võivad vaadata selle nii ehk halvasti ja küllap sa leiad siis tegelikult väga palju erinevaid nurki, kust kinni võtta ja kritiseerida, aga mulle näitleja töö kohutavalt meeldis, ma pean tunnistama. Eriti Malcolm McLaren mänginud mänginud pole kahtlust, et see vend on selle sarja staar.
jah, ta on tõesti nagu väga huvitav ja Sid Vicious ka on mängitud nagu väga lahedasti ja mida aeg edasi, seda lahedamini tal nagu, nagu Sex Pistolsi loo puhul, see võib-olla ei ole spoilimine, et ega Sid Vicious ei olnud ju algusest peale bändis, ta tuli sinna ja tema siis fookus kasvas ajas ja samamoodi ta fookus selles loos nii-öelda kasvab, nii kuidas need osad edasi lähevad, nii et see on kõik väga huvitav. Mulle väga meeldis ka Vivienne Westwoodi tegelane, ma oleks tahtnud teda palju rohkem näha või tema nagu, aga ilmselgelt polnud see fookus temal ja tema poel, aga siiski. Seda kõike nagu kirjeldades või vaadates mulle lihtsalt tekkis tunne, et ma tahaks sellest maailmast palju rohkem näha. Nagu palju rohkem sarju võiksid tegelikult keskenduda sellele ajale mingisugusel viisil ja tegelikult ma mõtlen seda teatud mõttes ka nagu Eesti puhul, et meil ei ole väga palju meediat, meil ei ole sarju või filme näiteks, mis väga palju võtaksid, kas või Eestit 90ndate alguses, natukene on, mis ta oli Päevad, mis ajasid segadus, on meil ja Sangarid, aga ütleme võib-olla siis 70-ndaid Eesti nooruses, 80-ndaid, seda oleks ääretult huvitav jälgida, sest mingis mõttes me oleme üles kasvanud ka nende lugude peal, mida meie vanemad on meile rääkinud, meie ei ole seda maailma kogenud, aga nemad on ja hästi kihvt oleks näha seda nooruspõlve, samamoodi dramatiseeritud, nagu see oli selles minisarjas. Ja. Aga siin tulebki minna selle nukra teema peale, kuidas Eestis on filmi ja sarjatööstus nii palju väiksem kui Ühendkuningriigis ja kuidas eelarved on nii palju väiksemad ja väga raske on teha ajastu lugusid ja nii edasi. Aga üldse ei tehta väga žanri kino? Sest see on tavaliselt kallim ja see on tavaliselt muidugi, sest et sul on vaja ju nagu kohe palju rohkem mõelda õigete lokatsioonide leidmise peale, sul on vaja nagu sisustada need ruumid ajastu truult, sul on vaja kostüümid leida. Kõik see on nii meeletu töö, et palju lihtsam on teha sükest tänapäevas aset leidvat kunstifilmi, kus sul on 2 tegelast, näiteks mingi abielupaar, kes on, ma ei tea, lahkumineku äärel ja siis nad nagu 2 tundi arutavad oma suhte keerdkäike nagu mingis korteris umbes, vaata, et siis sul on lihtsalt vaja ühte Lasnamäe korterit, eks ole, kus ei ole väga palju valgust ja see pea ka valgust teid kohale vedama ja sul on lihtsalt hästi palju kettamahtu vaja, et filmida hästi pikki dialoogi seene, kus väga palju ei öelda. Täpselt. Et jah, aga ma ei tea, mina näiteks olen oma selle, kas see läheb arvesse nagu siukse nagu pungi kogemusena, kui ma ütlen, et ma olen elanud Veliki ja Luki solisti korteris? Ivo Uki korteris? Jaa. Ma arvan, et see võiks olla keskmisest rohkem punk-kogemus kui mõne teise, või kui näiteks, ma ei tea, Smilersi solistiga, kuigi Sal Saller on ka väga punk-vend olnud mingitel perioodidel, aga ma ei tea, kindlasti rohkem punk-kogemus kui Koit Toomega. Oi, kindlasti. Ja Koit Toome korteris ma ei ole elanud, aga Ivo Ukivile ma olen täitsa üüri maksnud. See ei ole väga punk-kogemus. Ei, aga okei, kui ma oleksin üüri maksnud, kui sa oleksid seal nagu crashinud niisama põrandal kuskil, siis oleks rohkem, vähemasti see oleks rohkem punk-kogemus olnud. Aga me käisime saunas näiteks ka ja siis sauna eesruumis oli Ivo Ukivi enda maalitud maal ja me võib-olla jõime ka õlut, ma ei tea, kas see on nagu juba pungi lähedasem mingi. Natuke näitab juurde. Okay. Kas ta laulis saunas, et kamin põleb? Ei. Kamin põleb! Ta nagu landlordina ta ei ole nagu nii punk kui laval. Hästi. Aga saunalaval siis ka mitte, ma saan aru? Ka saunalaval mitte. Me keskendusime nagu leili viskamisele ja nagu higistamisele. No higistamine on veits sauna kogemusele. Okei. Jaa, on, veits, jah, muidugi on. Kas sa lihtsalt püüdsid praegu kuidagi tuua sisse, et kuidas nagu tõestad oma seost punkkultuuriga? Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et võib-olla minus ei kee see punksarjade vajadus nii tuliselt kui sinu sees, sest et ma olen nagu päris elus juba sa oled juba punk ära olnud? Ma olen olnud selles pungi mõju väljas. Et ma olen elanud päris punkari korteris
mis oli väga ilus ja korralik korter, nii et see oli nagu väga kaugel pungist tegelikult. Hästi. Jah. Ma ei taha pettumust valmistada, aga noh. Ei, ma ei usu, et... Seal ei olnud nagu klaasikilde, ei olnud põrandal, ei olnud graffitit seintel, ei olnud nagu krohvi mingi maha pekstud umbes nagu seintelt. Kõik oli siuke valge ja puhas ja valgusküllane ja ilus nagu. Küll aga oleks äge kuidagi koondada kokku Eesti punk ajalugu mingisugusesse dokumentaalfilmi, seni kuni mitmed nendest inimestest, kes seda lugu on loonud, on veel elus. Ma olen hästi mitu korda mõelnud selle peale, et ma tahaksin teha pikema intervjuu Villu Tammega keskkonnapungi teemal või ökopungi teemal, sellepärast, et ta on kirjutanud üsna mitu laulu keskkonnakatastroofidest või üldse nagu sellisest ta tundub suhteliselt siuke nagu rohelise mõttemaailmaga inimene olevat läbi selliste laulude nagu ökosüsteemi hukk, mis on päris varajane veel või tähendab, vabandust, JMK lugu. Aga sind siis ka see keskkonnateema nagu huvitab? Natukene, ta on mul siuke hobi. Ja tal on veel, mille kulul me elame ja neid lugusid on veel, et ma olen alati mõelnud, et see oleks hästi kihvt intervjuu, aga mul ei ole sellele mingit väljundit, nii et ma ei ole seda kunagi teinud. Mis väljundit? Meil on podcast. No aga see ei ole nagu selle podcasti teema, vaata. Miks mitte? Me ei räägi keskkonnateemadest. Me ei tohi rääkida. No aga võib-olla moonuta oma häält lihtsalt ja võtta mingi pseudonüüm. Et ma keeran mingisuguse filtri peale ja räägin nagu autotune'i oma hääl ära. Okay. Ja siis ütled, et sa oled näiteks Robo Krustok, noh. Peab meelde, et ma siin umbes 21. minutil ma pean siin nüüd õudselt vaeva nägema ja kruttima oma häält nendel hetkedel, eks ole, aga see on hästi palju lisatööd selle podcasti produktsiooni. Aga et nii saab seda nagu kvaliteeti tagada, et meie kvaliteet oleks kasvav. Me saame teha vaata niimoodi nagu pealtnägijas ja muudes saadetes, kus vahel mingid tagaotsitavad või siis just mingid tunnistajad või ohvrid peavad rääkima, nii et nende identiteeti ei paljastata. Okei, tagaotsitavat identiteeti ilmselt nagu tuleks paljastada. Aga muidu vaata ongi, et keegi räägib, siis ta on nagu siuke siluett lihtsalt mingisuguse heleda akna taustal ja siis hääl on siuke siis ta tuli mu tuppu ju. Sa ei pea seda tegema, ma saan seda muuta pärast ära siin programmis. Ma võin ise peale panna selle. Nüüd on olemas see võrdlusmoment, et kumb teeb paremini, kas mina ise või arvuti. Ja tegelikult podcast'iga on juba hästi suur pluss sellega ära, et vaata, me ei pea seda siluett heleda akna taustal tegemagi, sest miks? Keegi ei näe meid niikuinii. Ja. Kui keegi just aknast ei vaata. Ei vaata. Vist ei vaata, jah. Praegu ei vaata. Aga ma tahtsin veel seda öelda, et ma püüdsin nagu selle sarja alguses aru saada, et oota, kas see nagu istub mulle või ei istu, sest et see sari on nii... Esimene osa oli kuidagi veits vajas sisselamist. See on nagu piiri peal kuidagi kogu see siuke, sest et kohati see kaldub mingisse siuksesse, ma ei tea, nagu plakatlikkusesse või mingisse siuksesse nagu, et see on nagu need tegelased räägivad natuke nagu mingid nagu tegelaskujud. Stereotüübid. Nagu just. Et nad on väga nagu laia pintsliga tõmmatud mõnes mõttes, et iga tüpaaž nagu esitleb oma tüpaaži nagu igal sammul ja kõik need laused, mis nad ütlevad, on nagu ikka üpris nagu ebaloomulikud või et elu ei ole nii hästi lavastatud harilikult. Aga kuidagi see Malcolmi tegelane vist minu jaoks oli siuke oluline võti, mis avas mu jaoks selle ülejäänud sarja või selle nagu stiili või selle nagu registri ka, sest et Malcolm ise, see tegelaskuju on siis vaatajatele ette mängitud nii teatraalses stiilis, et kuidagi, ja kuna ta teeb seda nii ägedalt ja see tüüp on nii karismaatiline. See tundub isegi loomulik. Ja, et siis see nagu kehtestab mingisuguse täiesti omaette siukse nagu loomulikkuse, mis annabki kogu ülejäänud tegelaskonnale kui ka ülejäänud sarjale nagu loa lihtsalt olla selline ülepaisutatud ja kunstlik asi, mida saabki siis nautida seda arvesse võttes. Et minus nagu lilitus välja mingil hetkel see kriitik, kes nagu vaatas seda kuidagi selle pilguga, et oi, see on nii ebaloomulik või et nagu inimesed ei ole
nii nagu stereotüüpsed. Et jah, ühesõnaga ma hakkasin seda nautima sellise postkaardina, mingi siukse nagu sürreaalse postkaardina 70ndate lõpust ja võtsin seda sellena, mis ta nagu on. Ja siis läks asi ägedaks. Jaa, ma pean tunnistama, ma isegi nüüd enam ei mäleta täpselt, mis mind alguses häiris, aga ma mäletan, et seda esimest osa vaadates ma ei olnud kindel, kas ma jään seda vaatama. Et ka mulle olid alguses piiri peal, aga mida aeg edasi, seda rohkem ta nagu tõmbas mind sisse ja viimaseid osi ma juba vaatasingi niimoodi täitsa üksteise otsa. Sest lugu läks nii põnevaks ja nii kuidagi, kõik see on nii kurb lugu, seal on nii palju asju, mis on nii kurvad, kõikide nende tegelaskujude ajalood ja nende toimimine üldse maailmas ja kõik see, mis selles maailmas toimub peale siis selle muusika, mis muidugi väljendab kõiki neid pingeid ja kõike seda valu ja kõike seda kohutavat elu, et sealt see muusika, eks ole, sünnibki, aga teisest küljest, eks seda on teatud mõttes ka väga kurb vaadata, nii et ega ta lihtne sari otseselt ei ole, aga ta on tehtud ikkagi teatava sellise huumori ja sellise nagu seda kõike on üritatud mängida kuidagi ägedaks, aga väga paljud need asjad, kui nendele mõelda rohkem kui mõni hetk, ei ole ägedad. Ja, väga tõsi. Aga see meenutab mulle ühte filmi, mis võib-olla nagu, ma tooks selle nagu illustratsiooniks, et mida ma rohkem näha tahaks, sest see sari on ka natukene sinna poole, oli selline film nagu Leto ansamblist Kino, mis käis vahepeal kinodes ja mida ma käisin vaatamas, mis oli samamoodi siis Viktor Tsoist ja tema siis bändikaaslastest ja sõpradest ja kaaskondlastest film, mis täpselt samamoodi ei olnud tehtud üks-ühele nagu siis ükse dokumentalistika põhiselt, vaid oli ehitatud üles mõttega, et toome siia maailma natukene siis mingit maagiat juurde, et ta oli natuke muusikaliks tehtud, natukene nagu üle mängitud siit-sealt, aga ta oli jube kihvt vaadata ja ta tõi selle ajastu kuidagi väga kihvtisti ellu, kõik need korteripeod ja need esinemised nendele tsensoritele või siis nendele inimestele, nendele kultuurikomisjonidele, kes pidid siis kinnitama, kas sinu looming on õigustatud ette kanda või mitte või tohib ette kanda või mitte, et kõik need asjad olid väga lahedasti ellu toodud ja teatud mõttes siukest asja ma tahaks rohkem. Mind häirib ka see, et ma ei ole kuskilt seda Letot suutnud leida niimoodi, et ma saaks teda, ma saaks maksta ja uuesti vaadata, et vahel siuksed asjad lihtsalt kaovad ära kuidagi. Ei ole ei streaming teenustes ega ei leia ka kuskilt plaadi pealt ja isegi kui hakata otsima, et ehk on mõni kaubik selle maha kukutanud kogemata tee peal, ikka ei leia, kuskilt ei leia. No aina vähem üldse sõidutatakse ka erinevaid DVD-sid ja Blu-raysid mööda linna ringi. See on ka tõsi, jah. Et pigem ongi, võib-olla tuleb loota, et pilvest sajab alla mõni fail kogemata. Nagu, sest et vihma ikka sajab vahel. Ja kuna me elame süksel nagu andmepilvede ajastul ka, et siis võib ka vahel juhtuda, et andmeid sajab pilvest alla, nii et mis sa siis teha saad, kui kukub sulle arvutisse Lieto. Aga ma ei ole suutnud seda mitte kuskilt leida niimoodi, et ta kukuks. Ei ole vihma sadanud ma arvuti kohal ilmselgelt. Pilved on täiesti pilvitu taevas. Küll aga üks film, mida ma nüüd ei ole veel vaadanud, aga ma tahaks näha, mis läheb tegelikult samasse liini, aga on nüüd ikkagi väga Ameerika, on uus film nimega Weird, The Al Yankovic Story. Ja, Daniel Radcliffe mängib. Mängib Weird Al'i. Ja ka see on täpselt samamoodi tehtud siis film Weird Al'ist, kus on terake tõde, aga tegelikkuses on see ikkagi võrreldes veel selle Pistol või Letoga ikkagi nagu 10 korda veel rohkem ülekeeratud asi, et see nüüd ei ole reaalne lugu sellest, kuidas Weird Al sai kuulsaks, küll aga ta on nagu ehitatud üles natukene sellele loole ja pidi olema väga kihvt. Et seda ma tahaks ka üks hetk vaadata, see tundub hästi kihvt. Ma ei tea, ma olen nagu igati sellise üle võlli ümberjutustuste ja fantaasiaküllaste, ma ei tea, dokumentaallugude fänn selles mõttes, et ma olen nagu nende sellise lähenemise poolt, sest ma usun,
et päris maailm on igav? Ei, ma usun seda, ma usun sellesse, et sageli fiktsioon jätab palju rohkem ruumi selleks, et üldse mingit nagu tõesarnast asja esitada. Et sageli mingisugused mingid lood, mida me tahame jutustada elust enesest, need lood nagu ärkavad päriselt ellu siis, kui me natuke sinna midagi juurde lisame ja ühtlasi sealt midagi ära võtame, ühesõnaga teeme sellest mingisuguse sükse kunstiteose, siis jääb sinna palju rohkem ruumi sageli selleks, et võiks nagu selle olnud ajastu või selle inimese, keda portreteeritakse, et tema see mingisugune süke vaim võiks nagu esile tõusta selles teoses, samas kui süke kuivem ja ütleme nagu faktiliselt justkui täpsem süke ümberjutustus või dokumentalistika võib sageli jääda nagu kinni mingisse nagu vaatenurka ja igal juhul lõpuks juhtub ju see, et kogu lugu ei saa ega oska nagu ümber jutustada, et sa pead niikuinii midagi välja jätma, niikuinii pead kuidagi nagu ühele poolele rohkem sõna andma kui teisele ja siis mingid tüübid üldse ei saa sõna võtta ja noh, et see on niisugune nagu lõputu võitlus mingis mõttes, mitte et see oleks nagu võimatu teha mingit nagu tasakaalustatud ja mõjuvat ja raputavat dokumentaalfilmi või sarja, et absoluutselt on võimalik, aga lihtsalt ma arvan, et nagu fiktsioonil on mingisugune väga-väga suur potentsiaal, mis tegelikult nagu selle väljamõeldise kihi alt lubab paista tegelikult palju suuremal süksel nagu tõelisusel, kui teinekord mingisugune süke based on a true story päris dokumentaallugu. Jah, ja no ega see based on a true story ka, noh ma toon siin näite, ma olen vahel arutanud seda teemat fotograafia osas. Et eriti siis, kui digifotograafia oli alles nagu arenemas, oli ju terve hulk inimesi, kes veel pildistasid filmile ja rääkisid sellest, kuidas noh, nagu see look, mis filmil on kuidagi õigem ja siis, kui peaks hakkama neid digitaalseid fotofaile veel kruttima värvide asjadega, et noh, siis see kuidagi ei kajasta enam reaalsust ja kõike muud, aga noh, nii filmi puhul sa ju tegelikult said valida väga palju erinevaid filme oma fotoaparaati, igal ühel oli oma karakter, mis kuidagi värvis ära või andis nagu mingi tunnetuse sellele pildile juurde, kas ta tegi ta soojemaks või külmemaks või väga tugeva kontrastiga mustvalge või pigem selline pehmem mustvalge, unelikum ja noh, täpselt samamoodi ju, noh, kui sa teed pilti päikeseloojangust, siis sa tahad sellega edasi anda mingit tunnet ja kui sa saad noh, nagu arvutis natukene värve intensiivsemaks muuta või vastupidi midagi tagasi tõmmata, kontrasti, kõike muud, siis noh, tegelikult see, mida sa tahad selle pildiga edasi anda, võimendub. Jaa, täpselt, jaa. Ma mäletan, oli üks väga hea fotoseeria ja nüüd noh, vaata, siin ongi see, et siis sa hakkad mõtlema selle peale, et mis siis on nagu õige versus vale, oli üks fotoseeria ja see oli aastaid tagasi, ma kahjuks ei mäleta, kes selle tegi, aga üks ajakirjandusfotograaf oli teinud pilte EKRE tõrviku rongkäigust, mis olid hästi külmades, kalkides toonides, hästi kontrastsed, hästi sellised karged ja karmid tundusid ja loomulikult noh, väga paljude inimeste jaoks, kes kardavad selliseid asju nagu see rongkäik, need pildid kajastasidki seda tunnet, seda hirmu, seda külmust, seda nagu noh, nagu seda intensiivsust ja noh, see oli tõesem pilt selle fotograafi kogemusest seal, kui lihtsalt neutraalne pilt, samas noh, teistpidi, kui sina tundsid seal oma kogukonda ja olid seal nii-öelda ja sa tundsid nende tõrvikute leegi soojust, siis need pildid ei kandnud seda sinu jaoks üle, eks ole, sa teed selle editorial valiku tegelikult ja noh, filmides täpselt samamoodi, kui sa noh, kas või see, et kas sa filmid kedagi ülevalt poolt või alt poolt, kas sa noh, tõesti paned väga tugeva kontrasti, nõrga kontrasti, millele sa rõhku paned, see võib olla 100% dokumentalistika, aga noh, su eesmärk on kanda edasi mingit lugu, mingit emotsiooni, mingit tunnet ja sul on selles osas isegi õigus, et vahel selleks, et seda teha, on fiktsiooni juurde toomine palju õigem valik kui selle väljajätmine. Ja see pildi, see foto
fotode võrdlus või tähendab see analoogia fotograafiaga või see paralleel, mille sa tõid, see on väga hea paralleel minu meelest, see nagu väga hästi selgitab seda, mida ma nagu kohmetult siin sõnu otsides püüdsin selgitada ja jah, ühesõnaga, et siin saab igasuguseid võrdlusi veel tuua, et ma ei tea, et sa võid telefoniga teha ilusast päikseloojangust pildi, on ju, ja siis see pilt on seal telefonis palju nirum ja samas võib mingi maalikunstnik istuda seal rannas ja teha mingisuguse üpris nagu abstraktse ja mingisuguse unenäolise kuidagi ümberjutustuse, pildilise ümberjutustuse sellest loojangust, aga samas see maal võib lõpuks anda edasi palju selgemalt seda tunnet, mis valdas inimesi, kes tol hetkel seda päikseloojangut nägid, on ju. Ja sellest ka ma usun, et hästi paljud need valikud nii selles Pistols-sarjas kui ka selles Leto filmis, millest ma rääkisin, et sa püüad anda tegelikult mingit ajastut edasi ja selleks sa tihtilugu peadki võib-olla kasutama fraase, mis on veidi labased tänapäeval juba, sest tol hetkel olid nad uued ja tol hetkel oli see kõik uus, aga nüüd ta on juba kulunud mingis mõttes ja siis sa peadki ka, ta oli režissöörina, ta oli teinud väga veidraid otsuseid, mis panidki väga palju sellest kuidagi, sa kasutasid unenäolik või kuidagi siuke nagu, et see oli nagu veidraid asju tehtud, nii kaameratööga kui ka montaažiga. Ja see ei meeldinud kõik mulle, aga tõenäoliselt see kõik oli valik tehtud selleks, et näidatagi seda hektilisust ja seda nii-öelda nagu seda, mis kaasnes kogu selle narkokultuuri ja kõige muuga selle ümber. Jaa. Ma ei mäleta, kas ma olen sulle öelnud, et millal minu jaoks ajalugu muutus huvitavaks. Ei ole vist. Mul on siuke tunne, et ma võib-olla olen sulle rääkinud, aga ma ei mäleta. Aga võib-olla ei ole, aga minu jaoks ajalugu hakkas mind päriselt puudutama ja kõnetama sel hetkel, kui ma sain aru, et ajalugu on üks paljudest kirjandusvormidest või kirjandusžanritest. See ei ole ainult kirjandus, ajalugu jutustatakse ka muude vahendite abil kui ainult sõna või kirjasõna, aga ajaloolased on lugude jutustajad ja kui ma sellest aru sain, siis ma muutus kõnevamaks. Siis mul tekkis nagu suurem huvi ajaloo vastu lihtsalt, sest et see muutus muutis asja nagu keerulisemaks, aga samas ka huvitavamaks mu jaoks, et lõppkokkuvõttes ka ajalugu jutustades peab autor tegema mingeid valikuid, ta peab nagu midagi ta peab otsustama, mis ta jätab sisse, mis ta jätab loost välja, kuidas ta nagu sõnastab asju, milliseid mingeid vastandusi või mingisuguseid siukseid jõujooni ta otsustab nagu selgemini välja tuua ja milliseid mitte ja see kõik kujundab seda, mismoodi siis see kehtiv narratiiv, millise ilme see nagu võtab või mida laiem üldsus siis nagu tajub oma ajaloona, et alati on olemas mingisugune siuke peavoolu, siuke narratiiv ja siis on mingid siuksed konkureerivad, mingid väiksemad siuksed story'd jooksevad seal kõrval. Ja see nagu muutis mu jaoks nii palju, sest et ma arvan, et ma kuskil nagu koolipoisina kogu aeg arvasin, et ajalugu on see tund, kus õpitakse seda, mis päriselt juhtus, et nii nagu õpetaja ütleb ja nii nagu õpikus kirjas on, nii oli ja see on lihtsalt siuke nagu vankumatu ja ümberlükkamatu tõde ja mingid asjad ongi vankumatu tõe kategoorias. Teine nagu maailma sõda toimus. Jah, näiteks, et sõda toimus. Me teame ka neid kuupäevi, millal mingid asjad juhtusid, võib-olla isegi kellaaegasid ja nii edasi. Me teame nagu, et millised isikud olid seotud kogu selle... Hitler suri ära selle lõpus, või selle lõpu lähedal. Jah, aga et sellest, aga ongi, et on üks kiht, mis on siuke nagu vankumatu tõekiht, aga siis sinna peale on vaja ehitada ikkagi mingisugune siuke nagu narratiiv ja narratiivi ehitamiseks juba on vaja ikkagi läheneda asjale loo jutustajana, ehk siis põhimõtteliselt kirjanikuna, nii et ajaloolased ei ole sugugi mingisugune teine liik kirjanikke võrreldes, ma ei tea, ulmekirjanikega näiteks, kes just nagu tunduvad teises äärmuses olevat, aga tegelikult ei ole seda mitte.
jah, aga kas sa mäletad, millal see nagu tõdemus sinuni jõudis? Ei, aga ma arvan, et see juhtus millalgi pärast keskkooli alles. Ja see juhtus nagu hilja. Kindlasti ka minul võib-olla isegi väga hilja, sest ma nagu, see üks asi on see nagu nüüdisajalugu ja ma ei tea, teine maailmasõda, esimene maailmasõda, see isegi nagu teatud mõttes see aeg, kus meil on, mida rohkem on meil erinevaid meediume seda salvestamaks, seda kindlamad me saame mingites asjades olla, aga on hirmu äratav, kui palju asju me arvame, et me teame ja räägime, et me teame ja kasutame osana oma enda ajaloost ja isiklikest narratiividest isegi vahel, millel ei ole mitte mingit tõsist tõepõhja. Või ütleme, mida kaugemale me ajaloos läheme ja see, mida me tõesti õpime, nagu me õpime meeletult pikka inimkonna ajalootunnis, on nii palju asju, mille puhul see kõik on õhkõrnadel eeldustel, aga seda esitletakse või ma isegi ei ole kindel, kas seda esitletakse, aga kindlasti me võtame seda vastu kui lihtsalt tõde, et need asjad käisid nii, hoolimata sellest, et tegelikult ei ole põhjust seda võtta nii. Ja jube suur kiusatus on inimestel romantiseerida oma enda mineviku kannatusi ja suuri triumfe ja kui minna üksikindiviidist kaugemale minna süksele nagu riigi või ühiskonna tasandile juba, siis see kiusatus aina kasvab, et iga rahvas maailmas tahab näha ennast sükse nagu suure ja targa ja võimsana ja igaüks tahab olla kangelane oma enda loos, eks täpselt, ole? Ja nii et mingisugused süksed ajaloosündmused, mis võisid küll muuta, on ju selle ühiskonna saatust, ja võisidki olla selles mõttes väga märgilised, ei pruukinud nagu toimumise hetkel olla sugugi nii, ma ei tea, suurejoonelised ja nagu selgelt süksed nagu nagu äratuntavalt süksed nagu suured hetked, need võisid olla nagu lihtsalt mingid kohtumised, mingid nagu sündmused, mis nagu alles hiljem on siis nagu ajalooraamatutes puhutud mingiteks sellisteks nagu ooperi mastaabis suurteks nagu sündmusteks. On üllatavalt palju ajaloolisi tegelasi, kellest ju nende ajal väga ei räägitud, aga enamus lood on kirja pandud mitukümmend aastat peale nende surma. See juba tekitab hästi palju küsimusi ja kahtlusi, eks ole. Aga tegelikult ma tahtsin selle põhjal küsida, et ma lihtsalt teen nagu eeldus, et sina nagu ka mina, nagu ma usun, ikkagi suur osa inimesi peavad ennast oma loo kangelaseks. või sa ei pea? Ma küsin niimoodi, mida ma tahan küsida tegelikult, kas sa sead seda kunagi kahtluse alla? Ja ikka, ja muidugi. Mis hetkedel? Nendel hetkedel, kui ma teen selle mõtteharjutuse, et aga mis siis, kui ma ei olegi kõige tähtsam inimene oma elus või aga ma ei ütle tähtis, ma ütlen nagu spetsiifiliselt oma loo kangelane. Oma loo kangelane, see on mõnes mõttes, see on siuke hea konksuga küsimus, sest et me kogu aeg nagu kõige rohkem aega veedame iseendaga ja väga raske on näha oma sa ei räägi ju kellegi teise lugu, eks? Ja kuidagi kõike, mida sa nagu räägid ja mõtled, sa ikkagi oled tahes-tahtmata sunnitud filtreerima läbi oma teadvuse ja aju, on ju, ja siis see kõik on juba eos kuidagi alati moonutatud sinu enda järgi ja selles mõttes on nagu su enda isiksus tuleb nagu kaasa absoluutselt ma ei tea, iga olukorraga. Nii et, aga võib-olla see sõna kangelane ongi see, mis mind mõtlema paneb. Et kui sa oleks kasutanud mingit muud sõna, siis ma oleksin kohe öelnud jah. Peategelane. Aga peategelane ei väljenda enam seda, mida ma tahan väljendada, sest see küsimus on nagu selle kahtlusalla seadmises, sest nagu iga inimese lugu, nagu ka seda sama Pistol sari, eks ole, et sinna fookusesse selle peategelane on kitarrist, eks ole, ja kõik teised on kõrvaltegelased tema loos. Seda lugu on võimalik rääkida, võttes ükskõik kelle teise sealt peategelaseks ja muuta neid kõrvaltegelasteks. Aga vaated, vaatan see sõna kangelane, võrreldes sõnaga peategelane ja kõrvaltegelane, kangelane seab sinna mingisuguse sellise nurga, mille läbi sa nüüd defineerid neid valikuid.
kangelane ei pea alati tegema õigeid valikuid, aga sa hindad tema valikuid läbi selle rolli. Ja see ongi nagu see huvitav pool, et ma olen inimene, kes püüab kõigile hästi meeldida. Või see on nagu selline sügav probleem isegi, ma ütleks, et see ei ole nagu teema, mis peaks olema hästi hea alati ja pigem ta võib olla vahel isegi nagu halb. Ja seetõttu ma olengi nagu selle peale üsna palju mõtlema hakanud, et ma tahan alati see hea tegelane olla, eks ole, ma tahangi olla, ma kujutan ennast, kui ma mõtlen, et kes ma võiksin mingis filmisarjas olla, et siis ma mõtlen selle peale, et mina olen ikka see kangelane, eks ole, miks kõigile meeldib Star Wars, sa tahad olla tõenäoliselt Luke Skywalker, et keegi teine tahab olla võib-olla Han Solo või Princess Leia, aga ma usun, et see nagu fookus, enamus muinasjutud on ju ehitatud selle ümber, et sul on see nii-öelda kangelane, kellega sa tahad samastuda, kellega sa lood mingi sideme, eks ole. Ja ma olen kuulnud inimeste puhul näiteks seda, et ongi nagu teisi tüüpi inimesi kui mina, kes tahavad valida alati näiteks arvutimängus pahalaste tiimi või nende jaoks on palju huvitavam olla see nii-öelda, mis on kangelase vastand siis? Antikangelane. Ei, mitte antikangelane, aga kurilane. Pahalane. Pahalane. Et see ongi nagu nii huvitav, sest mida vanemaks sa saad, mida rohkem sa hakkad mõtlema elust tõenäoliselt läbi hallide erinevate varjundite, sest nagu selline... Läks erootiliseks kuidagi kiirelt. Võib-olla tõesti, vaatame, kas me jõuame sinna. Üks seksi eri meil on juba olnud, ma ei tea, kas on vaja korrata. Aga et mida rohkem sa hakkad nagu mõtestama, et näiteks ma olen konkreetselt mõelnud selliseid mõtteid, et minu loos, minu vaatest tahan ma, et midagi minu elus juhtuks, sest ma tunnen, et mina olen selle loo kangelane ja kui see juhtub, siis võidab hea. Ütleme sellised hästi lihtsustatud viisidel, aga samal ajal võttes võttes mõne teise tegelase, mõne teise inimese, kes on minu eluga kuidagi seotud, tema vaatest oleks see pahalase võit. Ta on hästi palju selliseid asju elus, mis hästi lihtne asi kas või see, et sa kandideerid kuhugi tööle näiteks. Ja seal on terve hulk inimesi, kes tahavad näiteks seda tööd saada ja sina saad ja sina näed seda, kui juhtus ju õige asi. Ja sinu sõbrad kiidavad, sa olidki kõige õigem inimene ja hästi hea, nii läks, sest sa oledki nagu sina oled ju see kangelane, praegu võitis headus. Seda jällegi nüüd rõvedalt lihtsustades ja tegelikult üle dramatiseerides. Aga on terve hulk inimesi seal kõrval ju, kes seda nii ei näe. Nemad näevad, et ebaõiglus sai võitu kuidagi. Et see on nagu selles suhtes huvitav, et ma olen hästi pikalt kuidagi elanudki mingisuguses sellises lihtsustatud nägemuses, et ma pean olema et ma pean olema nagu oma loo kangelane, tähendab seda, et ma peangi kõigile meeldima ja kõik, mis juhtub, ongi hea ja õige, aga see on ikkagi väga vale vaade asjadele. See on väga huvitav koht, kus olla omadega ja kust edasi mõelda, eriti kui sa räägid, et see nagu baas oleks, sul on selline pidev püüdlus nagu kõigi meele järgi olla ja kõiki õnnelikuks teha. Ja ma ei ütle seda üldse nagu sükselt ma ei tea, distantsilt kuidagi ja nagu inimesena, kes on nagu teoreetiliselt seda kõike uurinud, vaid ma samamoodi praktikas nagu igapäevaselt võitlen nende samade jõudude vastu nagu enda sees ja endast väljaspool, et ma samamoodi olen nagu meeletu süke nagu, ma tunnen, et nagu inimeste heaolu ja kuidagi, ma ei tea, toas valitsev õhkkond nagu on minu vastutada või kuidagi, et see on nagu minu pärast. Teine väga hea väljend, mida tuua. Et ma kuidagi nagu tunnen vastutust kohtades, kus võib-olla tingimata ei ole vaja muretseda nende asjade pärast päris niimoodi ja selles mõttes me oleme sinuga nagu samast puust. Nii et ma arvan, et see vaatepunkti vahetamine või asjade kuidagi kaugemalt vaatlemine aeg-ajalt võib mõjuda vabastavalt ja võib kuidagi juhtida mingite uute lähenemiste juurde, mis on võib-olla selles mõttes nagu, ma ei tea, kas nagu tervislikumad või mis on lihtsalt nagu kergemad
mitte kergemat ka selles mõttes, et kergema vastupanu teed minek, vaid lihtsalt jah, nagu kokkuvõttes nagu paremad sulle endale ja ka teistele, sest et sa ise ei võta liiga palju vastutust ja ei sea ennast alati kõige nagu tähtsamaks ja kõige vastutavamaks inimeseks. Kõige keskel, eks ole, nagu loo kangelane on. Aga jah, et see sama vaade asjadele ja inimestele ja sellele, kuidas igaüks tahab näha ennast oma elu kangelasena, et see on mingi siuke asi, mida ma olen olnud sunnitud praktiseerima peaaegu terve elu, sest et ma olengi teatri ja kirjanduse aluseks ongi selline elu analüüs või selline nagu elu vaatlemine ja selles mõttes ma olen nagu suurem osa elust saanud palka selle eest, et niimoodi mõelda igapäevaselt, aga see ei kandu nii lihtsasti üle isiklikku ellu, seal on see naljakas konks. See peaks ju näitlemises jah just eriti selge olema, sest kui sa mängid kurilast, siis sa ei saa mängida kurilast mõttega, et ma teen paha. Jaa, absoluutselt et mitte. Kurilane on oma loo kangelane. Jaa. Ja sa peadki teda mängima ju mõttega, et see, mis sa teed, on õigustatud kõik. Ja seda enam, et seal on veel see kiht juures, et vähe sellest, et sa inimesena nagu tead, et sa näiteks mängid paha tegelast, siis nagu laval sa ei saa mängida nagu paha inimest, vaid sa pead mängima inimest, kes lihtsalt nagu enda arust teeb antud olukorras parimaid valikuid ja seejuures need teised tegelased, kelle puhul sa ka nagu tead, mismoodi nad objektiivselt paistavad, siis nagu laval sa pead teesklema, et sa nagu ei tea, kuidas nad objektiivselt teistele paistavad, vaid sa pead nagu petma ennast niimoodi, et sa nagu usuksid laval, et see, mis et nad on su vastu või mis iganes või et see ühesõnaga siuke nagu mitmel eri tasandil korraga mõtlemine toimub laval ja see on jumala põnev. Ja tegelikult viimati, ma ei plaaninud sellest üldse rääkida, aga viimati ma kogesingi sellist asja just nüüd äsja, kui ma mängisin lõpuni Mass Effecti RPG triloogia ja ma ei tea, RPG-de fännid ilmselt teavad seda mängude seeriat kui üht kõigi aegade parimat sellist nagu lugu, mis on nagu videomängu maailmas kirjutatud selles mõttes, et seal on nii palju nagu erinevaid variante, kuidas see lugu kulgeda ja lõppeda saab ja kellega sa seal kohtud ja kellega ei kohtu ja nii edasi, et see on nagu selles mõttes huvitav lugu, et jällegi võrreldes mingi romaaniga, sul on ju kõik, mis seal kirjas on, seda kõike igaüks saabki lugeda ja selles mõttes saavad inimesed nagu sarnase lugemiskogemuse. Samas kui lugu nagu Mass Effect ongi nagu algusest peale kuidagi kirjutatud nii, et seal nagu nii esimene kui teine osa jäävadki täitsa pooleli. Et see ei ole nii, et sa nagu mängid selle lõpuni ja siis saad omamoodi mingisuguse lõpetatuse rahulduse või midagi sellist, et seal reaalselt nagu sa pead mängima need 3 osa läbi, et seda tervet, seda suurt lugu läbi teha ja seal oligi nii põnev, et seal nagu saab väga selgelt kalduda nagu sellise nagu kurjuse poole rohkem või siukse nagu, no võib-olla mitte kohe kurjuse poole, aga su peategelane on inimene, kes põhimõtteliselt peab päästma maailma, selles mõttes nagu Join the dark side. üli nagu klišeelik siuke nagu headuse ja halva nagu vaheline siuke võitlus põhimõtteliselt, aga seal on õnneks nagu piisavalt palju siukest poliitikat ja diplomaatiat on selles loos nii palju, sest et seal on erinevad kosmoses elavad liigid peavad põhimõtteliselt nagu siis omavahel jõudma nagu üksmeelele ja sina oled nagu see võtmeisik seal, kes diplomaadina siis kas saab neid suhteid nagu veel rohkem pingestada või siis lahendada mingisugusel paremal kujul. Ja Hei, ta kutsus sind just nagu munniks, et ma ei tea, mina küll ei laseks endaga nii rääkida. Ja ei no, seal ühesõnaga, see on üsna nagu targasti kirjutatud, nagu üllatavalt keeruline lugu, arvestades, kui vähe on siukest nagu keerulisust sageli sellistes nagu videomängu narratiivides, on ju. Ja nii huvitav oli näha, kuidas mul endal oli väga huvitav näha, kuidas nagu ma alguses üritasin võib-olla rohkem
mängida niisugust tegelast, kes nagu üritab kõigiga nagu läbi saada, üritab kõiki suhteid nagu kuidagi hoida ja siluda ja üritab nagu, kui keegi tülitseb, siis üritad nagu seal olla see vaheisik, kes nagu kuidagi toob need erimeelsustega tegelased ühe laua taha kokku ja ütleb, kuulge, teeme ikka nii, et nagu sina saad selle asja, mis sa tahtsid natuke hiljem, on ju, aga sa enne ikkagi aita seda tüüpi, vaata, on ju, et siis me saame kõik nagu, mis me tahtsime, vaata, lõppkokkuvõttes, on ju, et ja siis võib-olla, ma ei tea, galaktika ei lenda õhku, on ju, et kui me saame nagu koos nagu selle probleemiga tegeleda, on ju, ja sellele suurele päris vaenlasele vastu astuda. Aga ma märkasin, kuidas ma nagu loo edenedes aina rohkem nagu hakkasin kannatust kaotama ja aina rohkem kuidagi nagu kalestusin ja muutusin niisuguseks nagu põhimõtteliselt niisuguseks nagu kahurikuuliks, kes lihtsalt nagu, kellel on nagu siht silme ees ja kes lihtsalt nagu lendab ja kui on vaja läbi seinte minna või läbi teiste tegelaste või läbi mingite sõprussuhete või mis iganes, siis ma nagu aina vähem nagu vaevusin kuidagi nagu tegelema mingite inimeste oma mingite egoprobleemidega või oma mingite pisikeste eraeluliste draamadega ja aina rohkem kuidagi tundsin, et nagu, et okei, kõik, mis loeb, on see, et ma jõuaksin sinna lõppu, et ma leiaksin selle lahenduse ja kui siin tee peal nagu inimesed saavad surma ja ma kaotan mingeid sõpru, siis lihtsalt nii on, sest et mingist hetkest alates jah, et mul on eesmärk ja mingist hetkest alates nagu kuidagi, no ma ei tea, see tegelaskuju lihtsalt muutus ja ta oli kogu aeg lõpuni välja nagu selle loo kangelane ikkagi. Aga see oli vist esimest korda mu elus, kui ma kogesin seda, et ma tegelikult nagu hakkasin, et RPG kui rollimäng, on ju, et ma vist nagu päriselt mängisingi nagu rollimängu seekord niimoodi, et ma nagu sisenesin mingisse rolli, mis oli mulle võõras ja see oli väga huvitav ja ma jõudsin väga hämara lõpuni. Aga kas samas olukorras sa teeksid neid otsuseid inimesena ise või sa võtsid omale kellegi teise rolli ja tegid neid valikuid temast lähtuvalt? Ma alguses lähtusin endast rohkem ja siis hakkasin aina rohkem lähtuma sellest, kellena ma nagu hakkasin nägema seda peategelast järsku, et ta on keegi teine, et ta ei ole päris selline nagu lepitaja ja nii raske teha. Ma tean, sul tekib ja seal, ma ütlen Mass Effect, seal on nagu mingeid olukordi, kus nagu mul ikka mitu päeva mingisugused valikud ja mingid otsused nagu kummitasid mind ja kuidagi mitte ei piinanud. Disco Elysiumi on näiteks ka keeruline mängida selles mõttes, et ma nii tahan, et see politseinik nagu leiaks üles oma nagu headuse ja ikkagi saaks kaineks. ja samas osake sinust tahab näha, et kui hulluks asjad veel saavad minna edasi. Seda ma pole kunagi tahtnud proovida. Aga sa ei ole tahtnud? Ei ole tahtnud, aga võt see on jälle minu probleem, eks ole. Aga võib-olla ma küsingi sult nagu selles vaates, et näitlejana, kas sulle meeldib rohkem mängida kangelast või kurilast? Ei no, sellele on nagu kõigil alati seesama vastus minu meelest. Minu meelest absoluutselt iga inimene ütleb nagu, et nii-öelda nagu pahasid tegelasi on palju huvitavam mängida. Sest et neil on palju rohkem, seal on nagu rohkem mängida alati. Kellena sa kujutad ennast ette, kui sa vaatad Star Warsi? Kellega sa samastud? Ma sageli tegelikult samastun mingite nagu robotitega nagu, ma ei tee üldse nalja isegi, ma arvan, et ma samastun rohkem mingi R2-D2-ga kui Luke Skywalkeriga tegelikult. Milline Avenger sa oleksid? Hakkasin mõtlema, kes kuulub nagu kampa. Sinust on mõni aeg juba möödus. Milline Avenger? Me panime su Spider-Mani kostüümi digitaalselt, kui me Annikiga seda õigus, ta on ka Avenger, on ju. Ma arvan, ma olen Spider-Maniga. Anniki on ka Avenger, jah. Annik on loomulikult Avenger, aga ma arvan, et Spider-Man on selles mõttes kõige sarnasem temaga samastud. Sest et ta teeb kogu aeg nagu, ta on siuke nagu kohmetu, ta teeb lolli nalja palju, sest et ta on ebakindel ja ta samas nagu tahab head teha igas olukorras, samas kui tal oma mingisugune heaolu ja mingid oma suhted nagu kannatavad sageli sellepärast, et üritab nagu kõigile head teha kogu aeg. Ja milline tegelane sa oleksid Sõrmuste vennaskonnas? Või oli see Sõrmuse vennaskond, ma ei mäleta, kas see Sõrmus või Sõrmustee. Anyway, sõrmusid on palju, aga on üks sõrmus, mis on tähtsam kui teised sõrmused. Ma arvan, et pigem Bilbo kui Frodo näiteks. Aga sina, sa pead samadele küsimustele vastama. Samadele küsimustele. Nii, Sõrmuse vennaskond, kes sa oleksid? Sõrmuste vennaskonnas ma tahaks olla Aragorn. Okei, seda olla cool mees. Ma tahan olla cool ja tugev mees. Ma ei pea olema see, kes nüüd selle maailma ilmtingimata päästab, aga ma tahan olla see de facto hero. Ma saan aru, okei. Avenger? Iron Man.
okei. Muidugi. Ma kujutan ette sind küll Iron Mina ei kujuta, aga see on see, kes ma tahaksin olla. Ei no see on teine, mult sa ei küsinud, kes ma tahaks olla. Okei, kellena sa ette kujutad, jah, aga vaata, see on ka ikkagi see, et ma defineerin läbi selle, et noh, nagu ma kujutan ette, kes ma seal tahaksin olla. Ja. Nii, ja mis seal see Star Warsis, sa juba ütlesid, et Luke Skywalker samas. Vaat ma ei tea, kas Luke Skywalker või Han Solo. Aga üks kahest neist. See on nagu keeruline. Okei. Ja kui ma näitlen, siis ma ilmselt vist tahaksin kangelast mängida. Mulle tundub keeruline ja veider mängida kurilast. Kuigi ma kujutan ette, et see on huvitav. Seal on nagu rohkem, see on nagu töömahukam, saad aru, aga lõpuks nagu ka see on nagu rohkem, ma ei tea, rahuldust pakku või rohkem, seal on nagu seda töövõitu, see töövõit on nagu suurem kui sest et see on nagu ka siuke by default siuke asi, et inimesed, isegi kui nad on mingid nagu väga halvad inimesed nii-öelda, siis nad üldjoontes üritavad näidata ennast nagu pigem nagu paremast küljest, on ju, mingites nagu tavaolukordades, ma ei tea, kas või mingi toidupoes või kus iganes, on ju. Et siis nagu see on nagu omamoodi siuke ebaloomulik jõupingutus lasta näidata ennast avalikult nagu halvast küljest. Ja eriti mingite näidendite puhul sa ikkagi mängidki ju mingeid, ma ei tea, mõrvareid ja mingisuguseid nagu inimesi, kes nagu oma, ma ei tea, kõige lähedasemaid inimesi reedavad ja nagu, ma ei tea, inimestele nagu noa selga löövad, et see on nagu siuke, need on siuksed inimlikkuse tahud, mis jällegi on kõigile tuttavad, nagu kõik suudavad samastuda ka mingi kõige jälgima tegelasega mingil tasandil vähemalt, et siis ikkagi seda kõike nagu, ma ei tea, laval teistele nagu näidata ja panna nagu, näidata ennast kõige jubedamast küljest, isegi kui kõik saavad aru, et et ta praegu näitleb, see ei ole tema seal, on ikkagi nagu päris huvitav jällegi siuke psühholoogiline mingi salto, mida teha. Et heast küljest me oleme kõik harjunud ennast kogu aeg näitama igal pool. Aga ma tahtsin öelda selle Mass Effecti teema lõpetuseks veel, et siuke videosarja soovitus, keda huvitab, see on peamiselt, ma arvan, nagu naljakas ainult inimestele, kes on mänginud Mass Effecti, aga ma ei tea, Ivo, sa võid proovida nagu, et kui sa nagu üle 5 minuti suudad vaadata, siis võib-olla see on tegelikult vaadatav ka inimesele, kes ei ole nagu Mass Effecti mänginud, aga ühed videomängu ajakirjanikud tegid siukse nagu, ma ütleks nagu naljavideote seeria, kus nad mängivad läbi kogu Mass Effecti triloogia. Ja nagu ma ütlesin, seda saab mängida niimoodi, et sa ei pruugi isegi nagu seal kohata mingeid väga suuri tegelasi või siis just sa kohtud nendega, aga juhtuvad mingid hoopis teised asjad kui nagu enamikul mängijatest, on ju. Et nemad võtsid endale siukse eesmärgi, et nad teevad nagu kõige ebameeldivama kangelase, keda nad vähegi üldse nagu suudavad teha, on ju, seal mängus. Nad tegid ta ka nagu väga koledaks, tema nimi on Baldwin Shepard, et see tõesti päris halb nimi. See peategelane on igal juhul, ta on alati Shepard, aga sa saad nagu eesnime ise välja mõelda ja sa saad valida, et mis soost on ja saad välimust muuta. Nad tegid ta nagu siuke hästi inetu mees, kes on ka nagu teises ja kolmandas osas kiilakas, nagu Baldwin nimi võiks ka vihjata. Ja mängisid seda mängu niimoodi, et ta nagu igal sammul reedaks kõiki oma sõpru ja igal võimalusel teeks nii, et tema sõbrad kas nagu hukkuvad või ta ise nagu mõrvab oma lähedased, oma mingid meeskonnakaaslased, oma sõbrad. Ja kuna selle videoseeria nimi on The Saddest Party on the Citadel, sellepärast, et Citadel on nagu siuke keskus seal maailmas, kus siis nagu toimuvad suured, kus kõik poliitikud, see on umbes nagu Brüssel, nagu mis iganes on siuke galaktika Brüssel. Washington. Et siis see on nagu Citadelis toimub ka nagu, Shepard saab seal pidada ühe peo enne, kui nagu toimus see lõpulahing, ja see nagu vist ideaalis on siuke väga tore stseen või siuke omaette siuke nagu täiesti omaette lugu, nagu kuidas kõik need nagu kamraadid saavad jälle kokku ja kuidas nad nagu mingi
ma ei tea, räägivad juttu ja nagu tantsivad ja nagu veedavad mõnusasti aega koos, et see on mingi sihuke täiesti eraldi sihuke DLC, mis tehti, on ju. aga et see nagu suht laguneb koost, kui sa oled nagu kõik oma sõbrad kas ära tapnud või jätnud maha kuskile plahvatavale kosmoselaevale või mis iganes, on ju. Ja kogu selle seeria eesmärk on ühesõnaga teha nii, et see pidu seal lõpus oleks võimalikult kurb. Nii et ma väga soovitan vaadata sükest videoseeriat YouTube'is The Saddest Party on the Citadel, et me paneme selle sinna lingina ka. Mängu saate märkmetesse ka ja soovitan sul ka, Ivo, vaadata. Ma naerisin. Kas sa nagu soovitad mul Mass Effecti mängida? Ei, mitte tingimata, mitte tingimata. See on nagu väga, väga pikk teekond ja see ei tundu nagu mäng, mis võiks sulle huvi pakkuda. See ei meeldinud ka mulle nagu nagu mingi super palju, aga see lugu, ma pean ütlema, et see on nagu, see on ikka väga hästi, see on kirjutatud paremini kui suurem osa mänge nagu, et loo poolest on see ikkagi päris erakordne saavutus. See tegelase nimi tõi mulle meelde ühe teise loo ühest arvutimängu tegelasest, kellel on ka siuke huvitav nimi ja veel huvitavam, kuidas see nimi tuli. Ma ei tea, kas sa oled kunagi kokku puutunud Monkey Island seeria mängudega. Me võib-olla oleme isegi saatest paar korda rääkinud. Just tuli uus Monkey Island välja ka. Täpselt. Ja selle peategelane Guybrush Threepwood. Ja selle tegelase nimi tuli niimoodi, et selles nii-öelda graafikaprogrammis, mida nad kasutasid tol ajal, olid tüüpilised faili nime lõpud, nagu täna me teame JPEG ja bitmap ja GIF, on ju. Oli .brush. Ja nad panid selle peategelase nimeks tol hetkel, kui nad seda joonistasid, veel ei olnud nime, panid lihtsalt Guy.brush. Ja nii saigi tegelase nimeks Guybrush Threepwood, tuli kuskilt firmasiseselt võistluselt, keegi pakkus välja, et on Guybrush Threepwood, aga lihtsalt see Guybrush on nagu maailma kõik, et see nagu, ta tundub loogiline nimi mängutegelasele, Guybrush. Nagu keegi ütleb sulle, et ta on Guybrush, see nagu ei küsi seda väga. Aga kui sa hakkad mõtlema, et Guybrush, mida see nagu tähendab või mis ta tuleb, et see fakt, et ta tuleb sellest nagu faili nimest, millest nagu väga kihvt. Ja see mäng, millest sa just mainisid, et Return to Monkey Island, ehk siis just sel aastal just hiljuti välja tulnud uus versioon või uus osa siis Monkey Islandi seeriast, mängisin läbi. Väga meeldis. Juba? Jah, see läks niimoodi. Millal sa jõudsid seda teha? Septembris, ma ei tea, mingi hetk, kui ta välja tuli, ma ei tea, kas paar päeva peale seda või kuni nädal peale seda, ma nagu kohe ei jõudnud, kiire oli, aga tõmbasin omale Switchi peale ja siis niimoodi iga õhtu natukene. See on ka üks üle pika aja üks mänge, mida ma enne uinumist võtsin voodisse kaasa, et siis lõpuni mängida, kasutades siis seda Switchi versiooni konsool ka vahel teleka küljest lahti võtta ja endaga kaasa viia, mida ma üliharva teen, aga see mäng siis oli nii kaasahaarav, nii hästi tehtud, et tõesti. Siis see pidi ikka tõesti midagi erilist olema. Mul on see Steam'i seal kataloogis ootamas, aga ma ei ole veel alustanud selle mängimist. Ta võtab ka natukene aega, aga ma ütlen ausalt, et ei võtnud ma ette seda nüüd kõige tõsimeelsema hiirekliki seikluse mängijana, ehk siis ma ikka vahel kasutasin neid hinte, mis hintisüsteem on selle mängu sisse ehitatud, et vanasti tuli minna interneti walkthrough'i lugema selliste mängudega nagu Full Throttle vist oli näiteks ja Sam & Max ja sellised mängud, mis on nii kohutavalt keerulised kohati, et sa ei pruugi nagu päevi või nädalaid aru saada, mida sa pead tegema, et edasi minna. Ja Full Throttle'ist reaalselt oli nagu mingi koht, kus sa pead ootama ära, kuidas mingid seierid jõuavad õigesse kohta ja siis lööma jalaga täpselt õige kivi peale, et kivi seinas. See on väga deflating. et anyway, et ma mäletan lihtsalt sõbraga mängides seda lapsepõlves, et siuksed kohad olid lihtsalt nagu, reaalselt me olime seal päevi kinni. Nagu lihtsalt ei tule selle peale, kuidas siit nüüd edasi saada. Et Monkey Island nii hull ei ole ja teistpidi siin on siis sisse ehitatud ka selline väike hintide süsteem, mis on nagu, mis avab sulle täpselt nii palju, kui sa ise oled, et sa küsid, et mul oleks hinti vaja, et võib-olla sa peaksid rääkima veel külaelanikega. I need another hint. Võib-olla sa peaksid rääkima selle tüübiga.
Okay, I need another hint, võib-olla sa peaksid talt küsima seda, et sa nagu ise valid, kui palju sa nagu tahad avada sellest, aga ta aitab sellistest nagu kohtadest, kuhu sa nagu kinni jääd edasi minna, sest mulle ei ole alati oluline selliste mängude puhul see, et ma nüüd selle kõige keerulisema lahenduse nüüd välja mõtlesin, kuigi see on hästi äge tunne, kui sa millegi välja mõtled, aga ma tahaks, et see lugu läheks piisava tempoga edasi, et ta ei tüüta mind ära. Ei, see on väga tõsi. Ja kuna ma olen siuke perfektsionist, siis ma olen ikka väga palju maadelnud iseendaga, et anda endale see luba nagu vahel vaadata internetist, et kuidas mingi asi käib. Sest et ma sageli ikkagi, ma kipun pigem nagu nii palju peaga vastu seina sõitma, et ma lihtsalt nagu ma kaotan huvi selle mängu vastu, vaata. Aga see on alati halb koht, kuhu jõuda, sest et miks mitte juba varem siis lihtsalt otsida kuskilt mingi vihje üles ja ikkagi nagu nautida seda sama nagu flow'd enne, kui see täiesti ära kaob. Et see on küll mingi asi, mis ma olen nagu viimasel ajal kuidagi, ma olen nagu rihma lõdvemaks lasknud selles mõttes, et mul enam ei ole tähtis nagu, et ma mingites mängudes, nagu Mass Effecti puhul näiteks ma nagu mängisin kohati mingi kõige kergema raskusastmega, on ju, et põhimõtteliselt, et seal on nagu väga palju ka sellist nagu võitlust, mis nagu ei pakkunud mulle üldse huvi, nagu mul oli täiesti ükski, mul ei olnud nagu seda tunnet, et kui ma nagu peaksin nagu rohkem pingutada, et nagu nendest 3 koridorist läbi saada, et kui ma peaksin rohkem pingutama, et siis ma saan nagu kuidagi suurema elamuse, nagu, et mind huvitas see lugu ja nagu mulle tundus nagu väga okei, et ma lihtsalt nagu pean mingit tüüpi tulistama nagu, ma ei tea, 1 korra või 2 korda ja siis ta juba langeb ja siis ma saan lihtsalt edasi minna selle looga. Et siis samamoodi mingite nagu mõistatusmängude puhul nagu, et mul on ka nagu kuidagi ära kadumas see mingi saavutusvajadus, et ma nagu pean kõik asjad ise ära lahendama ja ise nagu tegema, et et kui see nagu rikub seda mängu nautimist või kui see nagu hakkab seda elamust nagu lõhkuma, et siis pole sellel enam mingit väärtust. Jah, hästi paljudel uuematel mängudel ju on nüüd ka nagu see difficulty valik, et kas sa tahad sellist suuremat väljakutset või sind huvitabki lihtsalt selle mängu lugu ja kõik see, mis seal nagu sellist lisakeerukust pakub, võib-olla ei huvitagi nii väga. Jaa, aga väga lahe lahendus, mida sa kirjeldasid, ma ei teadnud, et neil on siuke vihete süsteem sinna sisse ehitatud ja see kõlab väga toredalt igal juhul. Ja super hea häälenäitlemine, väga kihvt lugu, väga hästi läbimõeldud mäng, väga kihvt graafiline stiil, mida on hästi palju kritiseeritud. Ma ei saa aru, miks igal Monkey Islandi seeria mängul on täiesti erinev olnud ja see on kaugeltki, nagu see kui isegi võtta nagu väga objektiivselt, siis kaugeltki ei saa see olla kõige hullem. Et olgem ausad ja see on minu meelest superkena. Cool. Nii palju siis Pistolist. Nii palju siis sarjast Pistol, jaa. Ma lähen käin korra vetsus ära, siis me saame jätkata. Rääkides seriaalidest ja kontserditest, kus pole käinud ja mida pole näinud, siis selline seriaal nagu Andor jookseb ka Disneys, mida arvamusliidrid vaatavad ja kiidavad, aga kuna pole ise näinud, siis ei tea nagu kinnitada ega ümber lükata, aga võttes arvesse, millised arvamusliidrid seda seriaali on vaadanud ja kiitnud, võib siiski pigem oletada, et tegu on väärt vaatamisega ja võib ka oletada seda, et ka inimesed, keda Star Wars reeglina jätab külmaks, võiksid Andorist siiski huvituda, kuna see on nagu mingisugune nagu teistmoodi lugu. Et see nagu räägib mingit teistsugust lugu vahelduseks. Nii et väga võimalik, et seal võib-olla isegi ei välgu ükski valgusmõõk. Ma ei tea seda, võib-olla välgub, võib-olla välgub, aga ühesõnaga olen kuulnud, et seal on mingisugune nagu vangla teema ja et see seriaal on nagu üllatavalt terav ja kriitiline ühe Disney poolt toodetud Star Warsi loo kohta, nii et ütleme nii, et ilma igasuguse kindluseta antud sarjasoovitus. Millest sa rääkisid vahepeal, vabandust? No kuula pärast järele.
Okei, ma ei pea sellele reageerima kuidagi. Ei, sa ei pea. Okei, hästi, kui sa ei taha, siis ei taha. Veel üks seriaal, mida kuulata, on olemas igal pool, kust inimesed oma podcast'e kätte saavad. See on selline podcast'ide seeria, mille tegi Björk koos oma sõprade ja ma ei tea, heade tuttavatega, kes on kuidagi temaga kaasas olnud tema muusikuteel. Ja see on selline podcast, mille pealkiri on Sonic Symbolism. Ehk siis, no ei tea, heliline sümbolism, heliline märkide keel. Ja see on, kui ma ei eksi, siis 10-osaline, selline heliootika. Limiteeritud, heliootika, super. Limiteeritud siuke podcasti sari, kus siis iga osa keskendub ühele Björgi albumile ja liigutakse siis ajas nagu minevikust, liigutakse järjest olevikule lähemale. Alustatakse esimestest albumist. Alustatakse kõige esimesest isegi. Ja ma ei tea, mis on sinu suhe Björgi muusikaga olnud. Siin kohal ma kasutangi võimalust küsida. Milline on olnud sinu suhe Björgi muusikaga? Ta ei ole mind kunagi kõnetanud mingil väga sügaval viisil, mis ilmselt eristab mind väga paljudest oma sõpradest, keda on minu teada. Ta muusika on mulle huvitav olnud, ma olen väga paljusid tema albumeid kuulanud, aga ta ei ole kunagi jäänud selliseks artistiks, kelle juurde ma tagasi tulen, et tihtilugude albumid on sellised, mida ma võtan ette ja kuulan, mõtlen, päris lahe. Aga ja inimesena või artistina ta tundub mulle hästi huvitav ja pigem, kui ma pean kategoriseerima, kas meeldib või mitte, siis meeldib. Aga ta ei ole kunagi olnud minu jaoks üks nendest sellistest põhiartistidest, kelle loomingut ma väga tihedalt jälgin ja kuulan. Aga ta on huvitav. See on väga-väga, see on vankumatu tõde nüüd, et ta on huvitav. See on nagu täiesti, keegi ei saa öelda, et ta ei ole huvitav. Ja erinevalt sinust, minu jaoks Björk on olnud ikkagi väga-väga oluline artist, aga sarnaselt sinuga ma ka kuidagi ei ole nagu järjepidevalt, eriti viimastel, ma ei tea, ma ei oska neid aastaid lugeda, aga põhimõtteliselt nagu, ühesõnaga, kunagi oli aeg, võib-olla keskkooli lõpus ja ülikooli mingitel esimestel aastatel, kui Björk oli ikkagi nagu väga-väga siuke keskne artist minu jaoks või nagu, et see, mida tema tegi, see kõnetas mind väga sügavalt ja see muusika saatis mind, aga siis mingil hetkel see nagu kadus ära. Ma ütleks, et võib-olla tema album Vespertine oligi minu jaoks siuke Björgi, minu ja Björgi siukse ühenduse tipphetk, sest et see vist oli aastal 2000, ma praegu ei ole 100% kindel, kui see album välja tuli, et siis kuidagi see tema lähenemine, et see oli nii lahe, kuidas ta näiteks rääkis Vespertine'i loomisest, et kuidas see album kõlab teistmoodi kui kõik tema eelnevad albumid, kuna ta sai selle albumi tegemiseks endale laptopi ja siis ta rääkis, kuidas nagu see muutis nagu et kõik muutus. Ja see on nii huvitav ongi nagu kuulata seda podcasti seeriat, sellepärast et, või tervet seda sarja, sellepärast et iga tema album ikkagi tegelikult hästi selgelt on nagu oma ajastu vili, kui saab nüüd võtta aega päris niimoodi, et ma ei tea, ajastu muutub iga 3 aasta tagant või mis iganes, aga ikkagi vaadates, millise kiirusega tehnika on arenenud 90-ndatest saadik, ütleme, et siis tegelikult 90-ndad juba oli siuke aeg, kus 3 aastat juba võis muuta päris palju ikkagi selles, kuidas, ma ei tea, inimesed liikusid või mida nad tarbisid või kuidas, nii et lihtsalt üks asi, mis sai mulle selgeks uuesti seda podcasti kuulates, oli see, et Björk on ikkagi alati olnud nagu meeletu innovaator ja see, mida tema teeb, on lihtsalt kuidagi läbi aegade olnud
juba nagu ühe jalaga tulevikus, nii et nagu, et sel hetkel võib-olla, kui album välja tuleb, või siis paar aastat pärast seda juhtuvad mingid asjad, mis nagu normaliseerivad selle, mis tol hetkel tundus nagu super innovaatiline ja nagu avangardne. Näiteks nagu Vespertini puhul aastal 2000 see, et ta nagu üksi oma läpaka taga nagu tegi sükseid nagu keerulisi rütmimustreid ja mingisuguseid meloodiaid pani kokku, et see tol hetkel tundus nagu süke veider viis, kuidas teha muusikat, mis nagu nüüd tundub nagu arusaamatu, väga raske on aru saada, et mida inimene võis mõelda sellise kriitikaga, et mida see nagu tähendab, aga tõepoolest ta nagu meenutab seal, et tol ajal ikkagi mingid inimesed ütlesid talle, et oi, see arvutiga tehtud muusika, et see ikka ei, et seal ei ole ikka hinge sees tegelikult, kui sa nagu võrdled mingi akustiliste instrumentidega tehtud, on ju, mul juba seda rääkides, mul nagu hakkab nägu naerule minema. Ma ei saa nagu, tõsise näoga nagu rääkida sükest juttu, aga samas ma nagu kuidagi häguselt mäletan, et tõepoolest mingit sükest juttu mingid inimesed nagu ajasid. Ja eks siiamaani on inimesi, kes seda ajavad, eks on. Ei, see on tõsi. Kuigi süntesaator saab olla nii palju ekspressiivsem instrument kui kitarr või klaver näiteks. Täpselt. Ja kuidagi, isegi kui sind Björk nagu südame põhjani pole liigutanud seni, siis ikkagi ma tean, et sind huvitab väga see, mismoodi nagu tehnilise poole pealt näiteks mingeid albumeid on tehtud või kuidas mingid lookirjutajad, laulukirjutajad nagu lähenevad meloodiate kokkupanemisele ja soundidele ja mida nagu mingisuguse, ma ei tea, heliregistri juurde toomine või ärajätmine nagu muudab ja nii edasi. Björk on nagu lihtsalt reaalne siuke nagu Einstein minu jaoks, eriti pärast seda podcasti kuulamist, mul on siuke tunne, et see tema lähenemine on alati olnud nagu täiesti siuke, tal on siuke nagu galaxy brain lähenemine muusika loomisele ja see on nii huvitav, isegi kui need albumid ja minu puhul näiteks ongi väga selgelt nii, et ma ütleks, et minu jaoks on päriselt olulised ikkagi tema esimesed, ütleme, 4 plaati. Aga ta on kokku teinud 10 läbi aegade, on ju, ja see 4. Vespertine oligi aastal 2000, millest on juba nagu 22 aastat möödas, on ju. Et ometi nagu tegutses kogu aeg edasi ja tema enda jaoks on alati nagu iga uus album olnud mingis mõttes nagu suur samm edasi sellest, kus ta varem oli ja nii edasi, on ju. Isegi kui see nagu mulle isiklikult ei ole nii sügavalt enam nagu korda läinud, et siis nagu seda podcasti kuulates ma nagu õppisin hindama ka neid albumeid, mis on mind külmaks jätnud, kuna ikkagi see tema nagu lähenemine muusika loomisele ja ka sellele, mis selle muusika ümber on, ehk siis, et tema perekond, tema sõpruskond, see, kus ta elab, see, kuidas ta elab, tema nagu eluviisid erinevad, mis tehnikat ta kasutab, miks ta mingisugust tehnikat välistab mingil hetkel, miks ta nagu läheb hoopis kuskile teise kohta omadega nagu järgmisel hetkel, see kõik on lihtsalt, see on nii paeluv, et ma väga soovitan seda kuulata nagu igal inimesel, keda huvitab muusika, keda huvitab muusika loomine. Ma panin selle oma podcasti playerisse. See kõlab ääretult põnevana tõesti, sest selle ümber tõesti saa vaielda, et tegu on inimesega, kellel on väga selge ja omapärane nägemus muusika loomist ja seda oleks kindlasti väga huvitav kuulda. Ja ma usun, et ma olen ka selline inimene, et selle loo ja nende teadmiste teadmine paneb minu jaoks need albumid palju huvitavamasse valgusesse, nii et ehk ma avastan sealt midagi uut. Yeah. Ma tahtsin rääkida ka ühest soovitusest, mis on natukene sinna samma suunda. Tuli välja album ansamblilt nimega 1st of October, nimega Chaos. See on selle bändi 4. album. Tegu on ansambliga, mis on kohtunud üldse 4 päeva. See kõlab nagu mingi välja mõeldud jutt, kus sa räägid seda ka mingite selliste pausidega ja sul on imelik nägu peas. Kas see on mingi sinu projekt? Ei ole. Okay. See on, ma ei tea, kas sa tead sellised YouTubereid nagu Rob Scallion ja Andrew Huang. Andrew Huangi ma tean, sest et sa oled teda väga palju kiitnud. Jaa, on üks teine tüüp nimega Rob Scallion ka, nad on sõbrad ja üks on Kanadas elab ja teine elab Ameerikas
ja siis nad saavad kord aastas 1. oktoobril kokku, et salvestada 1 päeva jooksul album. Ja mitte ainult salvestada, kirjutada. Ehk siis nad tulevad hommikul stuudiosse, neil ei ole mitte midagi ja siis neil on 12 tundi aega, et salvestada album. Ja, no see kõlab täiesti absurdselt. On ju. Ja kõige parem on see, et igast sellest 4 albumist on YouTube'is video, mis ongi nagu see päev. Ehk siis kuidas nad nende mõtete peale tulevad, kuidas nad katsetavad, proovivad, mis instrumente ja vaadata, kuidas nii mitte ainult andekad, vaid nii teadlikud inimesed muusikast, kes oskavad oma pille nii hästi mängida, kes tunnevad muusikat nii hästi, kes on nii kogenud laulukirjutajad, et ta suudabki nagu, üks hakkab trummi mängima, teine hakkab kitarri mängima ja mingi 5 minutiga on neil mingi mõte. Ja siis nad salvestavad ära kiiresti, sest nad oskavad oma pille nii hästi mängida, et nad teevad esimese korraga ära ja siis nad lähevad, istuvad ja kahekesi natukene arutavad sõnu ja kirjutavad sõnad ja ongi lugu. Ja need videod on ka, et sa saadki vaadata seda 12-tunnist videot, mis... Ei, see video on lõigatud, ma ei tea, mingi tund võib-olla või lühem natukene, aga sa näed nagu, see on ülevaade sellest päevast. Ja siis sa saad seda albumit ka kuulata nagu selle videoga, kuidas nad seda sisse mängivad. Aga sa saad seda albumit kuulata ka Spotify'st ja ma väga soovitan seda, sest need albumid on iga aastaga paremaks läinud ja reaalselt Chaos on lahe album. Siin on veits nagu nalja. Et nad teevad päris palju pulli, need lood on hästi eri žanritest, alates mingist hillbilly country'st, kus nad washboardiga rütmi teevad, kuni siukse nagu päris tõsise metallini välja, aga need on head lood ja need on nagu heade artistide poolt sisse mängitud ja lauldud. Nii et, ja siin on nagu päris häid lugusid ka selles mõttes, et nagu viimasel 2 albumil on olnud lugu, mille kuulamine toob mulle vahel pisara silma, sest need on ilusad lood. Sellel plaadil on näiteks Love to Say I Love You ja eelmisel oli, issand, mulle ei tulegi meelde, mis see oli, aga ta ühesõnaga laulis oma tütre sünnist. Et nagu ikkagi mitte ainult pulli tegemine, vaid ikkagi väga siuksed ka südamlikud lood, aga siin seda pulli tegemist on ka palju, mulle kohutavalt meeldib lugu nimega Headless, mis räägib siis peata ratsanikust, kellel on peata hobune. See on nagu fraas, et when a headless horseman has a headless horse, it's just chaos. See on äge album ja ma soovitan tegelikult alguses vaadata seda videot, kuidas nad seda kokku panevad ja siis kuulata seda albumit. Niimoodi ma olen nüüd mitu aastat juba teinud ja see on my preferred way of listening to it. Okei, väga lahe ja pane link saatemärkmetesse. Väga lahe. Võib-olla siis... Tõmbame kokku? Tõmmata ilusti kokku ja kuna me alustasime pungi teemal, siis võib ka lõpetada pungi teemal, et kui elevil sa sellepärast oled, et Blink 182 on tagasi? Ma ei teadnudki, aga kui sa nii ütled, siis päris lahe. Okei, väga hea. Mulle meeldib see ka, et sa oled väga nagu küps inimene, vaata. Mis osas? Reaalselt sa ütlesid nagu niimoodi siira rõõmuga, ütlesid päris lahe. Ja seal ei olnud nagu mingit sükest nagu nina kirtsutust juures, nagu et ega muidugi nagu ütleme nii, et ega see nagu punk ei ole päriselt, et see on rohkem nagu... No sest et vaata, kui nad välja tulid, siis see oli ju nagu nii, see kontrast oli ju nagu täiesti ilmne, et mis vahe on nagu süksel Blink 182 taolisel bändil ja Velik ja Luukil või mingisugusel veel ekstreemsel punk nagu, ütleme Sex Pistols ja Blink 182 on 2 väga erinevat ansamblit, aga mõlemad on just nagu punk ja ma kujutan ette, et maailmas on nagu väga palju sükseid nagu jäiga seisukohaga inimesi, kes ütlevad umbes nagu, et ma oksendan su Blink 182 albumi peale, umbes nagu CD peale nagu, et see ei ole punk. Ma armastan kuulata ka Taylor Swifti. Ja. Ma ütlengi nagu, et saad aru, mulle nii meeldib olla nagu selles kohas oma elus, kus mu sõber on avatud meelega ja küps, kus ma ise olen avatud meelega ja küps, ma samamoodi olen. Kus meie kuulajad on avatud meelega ja küpsed. Absoluutselt. Et see on väga äge, see on nagu ainult äge. Ma just nagu, ma mõtlen nagu siiamaani nagu imestusega nende aegade peale, kus reaalselt nagu sa pidid valima nagu, et mis kampa sa kuulud, et kas sa kuulad Eminemi või sa kuulad nagu metalit nagu, nagu aga sa ei tohi kuulata mõlemat. Tol ajal ma olingi see tüüp ka, kes nii nagu elas. Aga ma ütlen, et see ongi tõesti päris ekstreemne, et Green Day
võib vaieldavalt olla rohkem punk kui Blink-182, aga kindlasti on neid, kelle arvates ei ole. Ja kui Green Day sai populaarseks, siis nad bänniti ära sellest baarist, kus nad oma mängimist alustasid, et nad ei tohtinud seal mitukümmend aastat pärast seda mängida, sellepärast, et nad on nüüd sell-out'id. Et noh, nagu, ma ei tea, mida selle peale öelda. Yeah. Green Day on hea, Blink-182 on hea, let's go, don't wait. Jaa, see on nagu Blinkiga on see ka äge, et minu arust nad on nagu alati olnud lihtsalt nagu väga hea bänd, esiteks, on ju, see on nagu, mulle väga meeldib see, et nad on olnud üks lõbusamaid bände üldse ja kuidagi isegi praegu, et nad on ilmselgelt siuksed nagu vanad ja väsinud, on ju, et see mind nagu väga ei kõiguta, mind ei kõiguta nagu väga ka see, et see nende mingi avasingel nüüd, millega nad tulid avalikkuse ette, et see on nagu siuke noh, et see ei ole nagu mitte midagi erilist, see on nagu siuke lugu, et sa kuuled seda autoraadiost ja siis lähed sealt autost välja ja siis see lugu ei tule enam kunagi sulle meelde. Aga põhimõtteliselt lihtsalt me oleme sellest nii palju rääkinud, mulle lihtsalt meeldib see, kui inimesed nagu peavad vastu läbi ajavad ja nagu ja liiguvad eluga edasi ja teevad edasi, nagu ajavad edasi oma rida nagu sõltumata sellest, et neil ei ole võimalik enam olla, ma ei tea, 19 või 21 ja teha seda teist albumit või seda esimest albumit jälle nagu ja olla meeletu ja pöörane ja siuke crazy nagu artist, et noh, Blinki ühel mehel sealt kolmikust, Markil oli ju vähk, mille ta suutis seljatada, mis on nagu noh, imeline ja nad on teinud igast muid asju seal vahepeal, on ju, vahepealsetel aastatel, ilmselgelt Travis trummar on nagu, ma ei tea, ilmselt üks nõutumaid ja nagu ägedamaid trummareid üldse maailmas, on ju, et ma kujutan ette, et tal on mingi mitukümmend erinevat bändi nagu, millega ta on seotud. Tom, on ju, tegi ka Angels and Airwaves ja ka ilmselt ka mingeid muid asju, et lihtsalt, et nad lõpuks on nagu jõudnud tagasi kuidagi oma selle kolmiku näol on lihtsalt kuidagi nii tore mu jaoks, mul on lihtsalt nii hea meel. Nõus, minu meelest nad ka lihtsalt on nagu toredad olnud alati. Et eks seal need vahed ongi, et kui Sex Pistols oli siuke äng ja viha ja see töölisklassi kannatus ja kõik muud, siis Blink-182, eks seal oli ka omajagu ängi, aga seal oli ka hästi palju nagu siukest lihtsalt joviaalsust ja see on äge. Ja see, mis sa praegu kirjeldasid, ma arvan, et inimesed võivad arvata, et need on nagu vastandlikud bändid või see on nagu vastandliku kõlaga muusika, kui samas tegelikult seesama äng ja viha ja valu, mis selle muusika taga on, võib olla nagu sarnasem, kui me oskame nagu ettegi kujutada, et sellele on viidanud need Blinki mehed ise ka, kuidas nende sõprus, see, mis neid kokku tõi, oligi see, et nad kõik olid pärit katkistest peredest ja olid nagu läbi teinud mingid kõige veidramaid, nagu halvemaid asju lastena ja noorte inimestena ja see muusika oli nende jaoks nagu see pääsetee mingis mõttes ja see, mis neid nagu kokku tõi. Ja selles mõttes see on nagu täpselt sama asi, mis tõi kokku ka Sex Pistols, noh, välja arvatud, et seal oli, on ju, Malcolm tõi kokku ja nüüd see, et homme oled proovis, nagu sa oled imelik. Sa meeldid mulle, sa oled imelik, tule homme proovi. Nii et jaa, ühesõnaga, et valu ei pea väljenduma nagu röögete näol ainult, vaid elu on palju huvitavam ja kunst on palju huvitavam kui siuke mustvalge pilt.